mahe oli alguses arusaadavalt toidusõna, siis sellega, kes mahetoitu toodavad, kasvatavad, mõtlevad natuke teistmoodi ja see on muutunud tegelikult elustiiliks. Nad saavad aru, et mahe ei kasuta keemilisi ja sünteetilisi aineid, ei muuda selle värvi ja konsistentsi ja ei nõua, et see toode säiliks aastakümneid. Toode peab olema värske, puhas ja meie tervisele kasulik. Mis tähendab seda, et need samad sõnaühendid mahe, bio, öko, orgaaniline, puhas on saanud kuidagi ühese sarnase tähenduse. Ja teisest küljest see on vastutustundlik tegevus, see on jätkusuutlik tegevus, mida need tootjad ja ettevõtted teevad ja see on ka meile tervislik. Nii et me täna saame öelda, et me näeme seda kogu ideed nagu tervikkontseptsioonina. Kui me alustasime juba 5 aastat tagasi, siis selleks, et seda ideed luua ja kasvatada ja mitte jääda kinni selle 51% juurde, korraldasime erinevaid töötubasid, workshoppe ja mõttetalguid, et kokku panna ja luua see süsteem, et mismoodi me tegelikult eestlastena ise näeme seda maheriiki, mis meil täna olemas on ja kuidas me saame siit nagu edasi liikuda. Ja sellest puhta riigi kuvandist, mis meil täna olemas on tegelikult all 3 sammast. Et ühest küljest me vaatame, meil peab olema keskkond, millele tugineda, kus toota, mis peab olema puhas. Ja selle keskkonna all me ei räägi ainult põllust, vaid me vaatame ka korjealasid tervikuna. Kui näiteks messidel tuleb Hiina oma messiboksiga ja ütleb, et meil on ka siin mahetooted ja Gucci marjad ja muud asjad, siis me võtame uudised lahti ja ütleme, et jeerum küll, et neil ei ole õhku, mida hingata ja neil ei ole 90% ulatuses puhast vett, mida juua, et kuidas saab meie toode ja toodang olla sama tervislik kui nende mahetoodang. Mis tähendab seda, et meil on täna need väärtuspakkumised keskkonna ja puhta õhu mõttes olemas ja see on see, mida me hoidma peame, elurikkust. Teine on majandus. Majanduse sammas fokusseerib just kõrgema lisandväärtusega taastuva bioressursi kasutamisele. Me ei tee liiga oma loodusele, me ei intensiivista seda kasvamist, küll aga meil on võimalik toota tänaste teadmiste ja tehnikaga seda toodangut, mis on meile oluline endile ja millest huvituvad ka tarbijad väljaspool. Kultuur on 3. sammas, ehk siis mõttekultuur, töökultuur, ideed ja meie mõttelaad. Kui me tahame eristuda riigina, siis ilmselgelt, kui kõik teevad ühtemoodi ühte asja, siis me ei eristu, meid ei panda tähele. Kui meie suudame hoida oma elustiili, oma kultuuri ja oma pärimust ja põimida seda oma toodete ja teenustega, siis see on see, mille alusel me välja paistame. Kui me toome sisse kultuuri all ka hariduse ja innovatsiooni, siis ilmselgelt keegi ei mõtle, et me täna ainult mahetoodangut toodame käsitsi. Me võtame abiks juba robotid, meil on muud andurid ja süsteemid, mis aitavad jälgida meie taimekulgu ja meil on olemas droonid, mis vaatavad, kuidas meie kas karjad või siis vili kasvab põldudel. See on innovatsioon, kus peaks ka mahesektor edasi liikuma. Me alustasime 4 aastat tagasi, 5 aastat tagasi vabatahtlike organisatsioonina, kes tõi kaasa siis erinevad mahemõtlejad. Ja nüüd oleme 2 aastat esindusorganisatsioon. Ja järjest muutumas kompetentsikeskuseks, kes koondab informatsiooni, mis on nii töötlejatel, tootjatel kui ka eksportijatel täna vaja. Ühest küljest oleme loonud mahemajanduse tervikprogrammi idee, mis valitsus vastu võttis ja selle eest täna ka seisame. Ja teisest küljest on meie eesmärgiks olnud koondada ettevõtteid, et omavahel info hakkaks liikuma, et töötleja teaks, mida vajab
põllumees ja põllumees teaks, mida vajab töötleja. Nii et täna on meil 41 liiget ja liitunud on ettevõtted, kes jälgivad siis mahe- ja rohelist mõtteviisi, tegutsevad loodusega kooskõlas ja loovad sertifitseeritud või lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Nendes valdkondades on siis puidu ja metsasektori ettevõtted, mahepõllumajanduse, mahetoidu ja toitlustamise ettevõtted, mesindus, kalandus ja vesiviljelus, maheloodusformaatsia, mahekosmeetika, puhastusvahendid, ökoterviseturism, mahetekstiil ja vill. 9. veebruaril 2017 kinnitas siis Vabariigi Valitsus heaks selle mahemajanduse tervikprogrammi ja seati üles siis sellised eesmärgid, et põllumajandus ja toidul on aastaks 2021 siis kasvanud 27 miljonist 50 miljonini eksport ja FSC ja BFC sertifikaatide kasutamine on hoogustunud metsasektoris. Turismis on oodatud, et taotletakse ökomärgiseid. Täna on 37 toitlustajat kasutamas seda toitlustuse ökomärki. Enamus on nendest koolid ja lasteasutused. Ja kosmeetika ja puhastusvahendite sektoris on vähemalt siis 10 sertifikaati, mis ettevõtetel aitab eksportturule jõuda. Kogu seda programmi juhib Maaeluministeerium ja taimetervise osakonna juhataja, asekantsler Toomas Kevvai siis koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi ja Haridusministeeriumiga. Ja seda programmi juurde on siis aasta tagasi loodud 18-liikmeline toimkond. Programmil on oma ka tegevuskava ja eelmise aasta lõpus siis Tarmo Tamm kinnitas siis selle tegevuskava heaks. Nii, tere! Mina olen siis Siim ja räägin siis täna sellist põgusalt mahetoodete eksportimisest ja sellest, kuidas see protsess võimalikult valutuks muuta ettevõtete jaoks siis. Kõigepealt nagu laiemalt vaadates, siis eksport on ja peab olema teadlik samm ettevõtte arengus. Ehk kui nagu sinna suunda vaatama hakata, siis peab endale aru andma, miks ja kuidas sellega tegeleda ning peab selles mõttes olema reaalne huvi sellega tegeleda ja pikemalt tegeleda. Näiteks on olnud ka selliseid olukordi või olen ise suhelnud Eesti ettevõtetega, kes kuidagi arvavad, et keegi, olgu see siis EAS või et meie peaksime nende asjad ära müüma ja siis nemad saavad lihtsalt oma kasumi kokku teenida, aga nii lihtsalt see protsess paraku ei käi. Ja praktikas peab võib-olla aastaid vaeva nägema ja siis hakkab alles selline kasu tulema ja kogu selle protsessi käigus peab siis ettevõte ise aktiivselt panustama. Nii, aga siis proovisin tänasesse konteksti natuke kategoriseerida seda üldse mida eksportida, et seda saab kategoriseerida saab alati hästi palju erinevaid mooduseid pidi, aga siis tänases kontekstis mõtlesin, et vaadelda seda, kui kõigepealt oma brändi all tooteid eksportivaid ettevõtjaid, ehk siis kes tahavad müüa tooteid oma brändi alt, siis järgmine oleks private label, ehk siis teed küll põhimõtteliselt valmis lõpptoote, aga selle brändimise ja laiema müügiga hakkab keegi teine tegelema. Ja siis veidi samasse kategooriasse, aga võib-olla veel samm tagasi on siis tooraine või mingisuguse töödeldud sisendi müük töötlevatele ettevõtetele. Ja
kui me vaatame seda private label'i osa, siis see on iseenesest hästi huvitav ja see peaks alati laual olema. Tunnetan ka ise, et võib-olla Eesti ettevõtted peaksid selles suhtes rohkem avatud olema. See on nagu suurepärane moodus, kuidas kuskil jalg ukse vahele saada, aga selle puhul suurem probleem on see, et private label'i puhul on nii-öelda kuningaks on alati hind. Et ja kuna sellist suuremat lisandväärtust toodab bränd, siis kui nii-öelda sinu tootmise puhul ei ole tegu täiesti maailmas ainuloodseda tootega, siis sellel tellijal või see, kes seda nagu lõpuks müüb, et temal on, ta ikkagi hakkab nagu neid tootjaid üksteise vastu nii-öelda konkureerima panema ja siis alati saab ju välja vahetada selle, kes seda toodet toodab, kui ta nagu oma brändi alt müüb. Samas sellist olukorda on tegelikult ka Eestis juba olnud, et oleme ise siin suhelnud või ka mõned meie liikmed oleme hakanud selliste ostujuhtidega rääkima, tunnevad iseenesest väga suurt huvi, vaatavad, lahe toode, tahaks seda osta ja siis pärast selgub, et nad tegelikult nad ostavad sarnaseid asju ka mujalt sisse ja see hind, millega nad oleks valmis ostma, et see on kas 2 või 3 korda madalam kui see, milleks Eesti tootja üldse võimeline on. Et tal puudub selline mahuefekt ja private label'i kontekstis ta ei suuda läbi lüüa. Aga selle positiivne külg on jälle see, et kui saad müügile, siis see on selline lihtne variant, võrdlemisi lihtne variant, kuidas tasapisi ise kodus oma protsesse efektiivsemaks muuta ja kuidas teenida tasapisi seda kapitali, mida siis edasiseks arenguks ja võib-olla ka tulevikus rohkem lisandväärtust loova brändi loomiseks teenida. Nii. Tooraine või tööstusele mingisugune sisendi müümine on paljuski samas kategoorias, et tegelikult on hästi oluline hind, et kui ikka kuskil Saksamaale porgandit müüa, siis seda nii-öelda Saksa tootjast 2 korda suurema hinnaga teha ei saa. Ja sama on ka salvestiga, et ütleme ka Eesti sees, et kui nii-öelda Eesti tootja porgand maksab 2 korda rohkem kui maheporgand, siis maksab 2 korda rohkem kui salvest tellib Saksamaalt selle maheporgandi, siis tegelikult on väga raske konkureerida ja see on selles mõttes nagu arusaadav salvesti kontekstist vähemalt, et tema valib selle, mis on odavam, et ta võib-olla on nõus väikest margi või sellist preemiumit maksma selle Eesti oma tooraine eest ja seda ta ka on valmis tegema, aga käärid ei saa liiga suureks minna. Ütleme, kui nüüd on olemas selline toode ja kõik eeldused on olemas, siis nii-öelda ekspordiga alustamiseks on vaja otsust ja teadlikku otsust, mida ma eelnevalt ka juba mainisin. Et nii. Ütleme, et jah, et kui sul on olemas tootmisvõimekus ja sul on ülejääk, mida Eesti turg enam ära ei tarbi, siis hakkad vaatama välismaale ja siis nüüd tahan tegeleda ekspordiga. Ja ütleme, esimene samm sellel suunal kooliõpik õpetab, et kõik algab ekspordiplaanist. Kes pole siis sellega veel kokku puutunud, siis kaardistatakse ära põhimõtteliselt oma toode ja tehakse väike turu-uuring, et millistesse riikidesse üldse on mõtet minna ja kus on mõtet pingutama hakata, et see protsess ise on ju kallis. Ja toome siin näite, et kui on mingisugune Tatra müük ja siis soovid seda oma Tatra tooteid hakata Taani müüma ja selgub, et taanlased ei teagi, mis asi Tatra on ja neil puudub igasugune Tatra tarbimiskultuur, siis see on nagu selline suur hüüumärk, kas üldse tasub Taani suunas vaadata. Samal ajal, kui võib-olla tuleb välja, et lätlastel on just Tatra puudus ja nemad ostaksid selle suure hurraaga kokku.
et selline info peab olemas olema, enne kui hakata mingisuguseid investeeringuid tegema. Nii, ja siis kindlasti tuleb endale seada ka sihid ning planeerida nende elluviimiseks aega. See viimane, ehk siis aja planeerimine, ma arvan, et on üks suuremaid väljakutseid. Et selliste Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete laiem probleem on selles, et ettevõtete juhid tegelevad selliste igapäevaste murede ja katastroofide lahendamisega. Näiteks kui töötaja haigeks, siis tuleb kuidagi viimasel hetkel see ära lahendada ja tegelikult ei jää aega selliste keerulistemate ja suuremate ja pikemate probleemidega tegelemiseks. Eriti kui see tulemus võib võtta mitu aastat aktiivset tööd. Nii. Ja siis ütleme, et kui nüüd plaan paigas, siis jälle ühest küljest ei tasu üle mõelda, tuleb tasapisi pihta hakata ja kindlasti pole mõtet hakata üksi jalgratast leiutama, et koos saab infot jagada, tarkust jagada ja see protsess võib palju lihtsamaks minna. Näiteks oleme siin ise Organic Estonia liikmetele korraldanud erinevaid sihtriikide seminari, kus siis räägitakse nendest vastavatest turgudest ja on oma valdkonna spetsialistid seal kohal, kes seda teemat tunnevad. Ja siis selliseks hästi kasulikuks on osutunud ka välisreisid koos sellise suunatud, ütleme, ärilise tegevusega. Short introduction, I have 3 words for you that I want to emphasize, and you actually can see them also in those yellow. So it's Estonia, smart and organic. Siin oli hästi vahva näha, kuidas need, kes sellele suvisele üritusele tulid esimest korda ja olid seal nii-öelda veel pigem suhteliselt rohelised, siis siin nii-öelda pool aastat hiljem oli see pilt juba täiesti muutunud, et ettevalmistus oli parem, kõik nende partnerite ja kokkusaamiste kohta kogutud info oli paremini ette valmistatud. See nii-öelda terve pilt oli parem ja siis pärast nad ise ka ütlesid, et see oli või suur osa sellest oli just see, et oli selline ühine pundiga minek ja nad said teiste Eesti ettevõtjatega juttu ajada ja nendega rääkida ja nende käest õppida. Et see on selline ühine tegevus, ma arvan, et on see teeb selle asja lihtsamaks, ei ole vaja jalgratast leiutama hakata. Ja samas saab vältida ka igasuguseid erinevaid väljakutseid, et üks huvitav näide oli see, et siin üks küüslaugutootja suvel sai, üks ostujuht tundis huvi, tahtis tellida, guugeldas tema tooteid ja esimesena hüppas üles mingisugune Londoni, UK ettevõte ja siis ta tellis sealt suure hurraaga Inglismaalt selle asja ära. Ja nüüd Malmos kohtudes siis sama inimesega saime uuesti kokku. Arutasime seda teemast, ta ütles, see oli kogemata juhtus niimoodi, et täiesti inimlik eksimus. Ta tellis kallima hinna eest kogemata ja nüüd loodetavasti parandame oma vea ja saame ikkagi selle Eesti küüslaugu sinna Rootsi mahepoodi müügile. Esiteks tooks välja sellised rahvusvahelised trendid, eks ole, millest me üldse teadlikud oleme ja nii edasi.
ehk globaalsed trendid. Esiteks, eks ole, see on muidu seesama esitlus, mis ma teen siin, eks ole, teile ei ole mitte ainult selle koosoleku raames välja mõeldud või teie jaoks tehtud, vaid seda esitlust on tehtud nii Riigikantseleis kui ka Riigi Arenguseire Keskuses, eks ole. Et see oleks oluline, et me ei tee seda ainult teile, vaid me teeme seda ka riiklikul tasandil, eks ole. Ehk välja tuues siis Eesti 2035 arenguvajadused märts 2019 seisuga on siis teatavas globaalses pildis eksisteerivad teatud arengusuunad, eks ole. Esiteks, maailma rahvastik kasvab ja vananeb, meil ta rahvastik kahaneb ja vananeb, et siin on teatav vastuolu, eks ole. Tehnoloogia muutub samas järjest kiiremaks ja kiiremini. Meil aga tehnoloogiline sooritusvõime kahaneb ja kaugeneb inimesest, eks ole. Kliimamuutused, vaatame seda teemat, eks ole. Kliimamuutused jätkuvad ning keskkonna seisund halveneb. Aga meil siis on kliimamuutusega seonduvaid asjaolusid ei olda võimelised teadvustama ja kuna ei olda võimelised eriti teadvustama, siis ka nendele reageerimisvõime on suhteliselt nadi, eks ole. 4. teema, ränne ja linnastumine. Linnastumisega seonduvad demograafilised probleemid on teadvustamata. Mujal maailmas on tõsiseks probleemiks, eks ole, linnastumine, 10-miljonilised linnad jooksevad kokku, eks ole. Miljoniga on isegi probleem, eks ole. Meil öeldakse kõik minge Tallinna elama, siis me oleme efektiivsed, majanduslikult efektiivsed. Nüüd ÜRO tegevuskava 2030 ülemaailmsa säästva arengu eesmärgid. Ma tõin siia tegelikult need rohelised ringid on nagu siin välja toodud nagu selle mõttega, et need on nõrgemalt nagu, kui me ütleme Organic Estonia, kui vaatame seda pilti, siis need rohelised ringid on nagu sellised nõrgemad, millega me eriti ei tegele. Või ütleme, et me katame neid. Ja kui me hakkasime vaatama, siis see sooline võrdõiguslikkus, eks ole, võt see oli ainus, kuhu ma ei osanud nagu ringi tõmmata, et tõesti, et me ei oska seda nagu Organic Estonia kontekstis nagu välja nõiduda, ütleme, et kui teeme, et kuidas seda veel katta, aga ülejäänud on sisuliselt kõik kaetud, eks ole. Nii kliimamuutused, ookeani, mereseire, eks ole, maa ökosüsteemid, rahvusvahelised kaasatavad institutsioonid ja ülemaailmne koostöö ja nii edasi siia sisse arvatuna, eks ole. Sellest juba Helen rääkis siin, et kõik need mahemajanduse trendid on nagu okikepid stsenaariumid, lähevad vaikselt üles, eks ole. Seda me oleme esitlenud ja meile esitletud, eks ole, ka Taani põllumajandusministeeriumis, et asi ongi selles, et kui meil on nagu põld ja põllumaa ja mahemaa suurus on enam-vähem sama, siis nemad võtavad sealt 400 miljonit eurot välja ekspordimahtu ja meil kõigest 30, et midagi on nagu pildil valesti, et kuidas nad selleni jõudnud on. Aga kuidas nad selleni jõudnud on? Väga lihtne, jälle jõuame brändinguni, eks ole. Siin on nagu, et mis selle Taani Organic Denmargi sildi peal on, kuningas, eks ole. Kus meie kuningas on, eks ole. Meil põlegi, eks ole. Et kes võiks seda asendada, eks ole, saate aru, et leveli vahe, et keda me suudame siis sinna peale panna, kes on meie iidol ja nii edasi. Teisest otsast seda propageerivad a la printsessi tasandist kuni Pipini välja, eks ole. Ja kui sa lähed Taani poodi, siis seal ilustavad iga selle sildi ees, hinnasildi ees, on see sama Taani kroonprintsi märk, eks ole, mis on selle Organic Denmargi märk. Ja kui me vaatame siia alla, siis siin on nagu tühjad sildid. Vot need on märkimata. See on nagu, ütleme, et te teate ise, mis kaubad nagu kõige alumisel riiulil on, eks ole. Et siin on üks näide sellest, et kuidas kroonprints isiklikult, eks ole, propageerib siis kogu seda mahemajanduse suunda ja nii edasi.